Tere, ilusat nädala algust, ilusat esmaspäeva, vaatame nädala sõnumi üle, nagu ikka esmaspäeviti kombeks on. Ja nagu alati, igaks juhuks kordan siin üle, et võta see, mis resoneerub ja kui ei resoneeru, ära võta üldse. Nii et igaühe vaba valik on see, mis sa siit lugemisest kaasa võtad. Nädalavahetuse kohta ma rääkisin sellest, et minevik kuidagi ennast näitab ja minevik ennast meenutab, siis minul minevik meenutas ennast ja ma ei ole veel kokku pannud enda jaoks seda, et mis see mulle täpsemalt annab või mis väärtust see minu tänasele päevale annab. Aga laupäeva hommikul käisin ma kosmoenergeetika seansil. See on siis selline seanss, kus kosmoenergeetik avab kosmilised nii-öelda kanalid ja läbi nende kosmiliste kanalite hakkab sinu isiklik energiaväli tööle, et sind tervendada, et sind kuidagi aidata, kas siis füüsilisel või vaimsel tasandil. Et hakkab sind nagu korrastama selles osas, mis sul sassis on. Ja ta kasutab siis väga kõrgeid sagedusi ja väga kõrge teadvuse kanaleid. Ja teinekord need seansid võivad olla väga Ameerika mäed. Ja kuna ma olen teile siin jaganud ka pidevalt, et saan sõnumeid ühelt oma plejaadialaselt, kes aitab mul siis kanaldada, kes aitab mul informatsiooni läbi tuua, siis ma sain temaga veel lähedasemaks peale seda seanssi ja ta oli nagu selle seansi ajal kogu aeg minu kõrval ja aitas protsessi läbi viia. Ja ma taipasin, et ma tean, et ma olen pärit Plejaadiast, aga ma ei tea Plejaadiast mitte midagi. Ma ei tea, milline see välja näeb. Ma tean ainult seda, et Plejaadia konstellatsioonis või selles süsteemis on 7 tähte ehk siis 7 õde. Aga milliselt tähelt ma olen ja mida ma peaksin nagu rohkem teadma, et mul ei ole ühtegi mälupilti. Mul on mälupilte teistest süsteemidest väga üksikust, kus ma tulnud olen. Aga ühendus Plejaadiaga on mul aina kasvanud ja kasvanud oma plejaadialasega siis. Aga ma ei mäleta mitte midagi sellest, ma ei tea mitte midagi sellest. Ja pühapäeva hommikul siis nagu tellitult hakkasid mul need mälupildid tulema kõigest sellest loodusest ja natukene sellest elust. Ja kes nüüd usub planeetide välist elu, siis see on teisel tasandil, see on teises dimensioonis ja me siin 3. dimensiooni tasandil seda tõestada füüsilises mõttes ongi raske. Seda saab tunnetada teadvuse tasandil. Ja plejaadialased on siis olendid, kes eksisteerivad 5. kuni 8. dimensioonis. Neil on ka erinevad arenguastmed, neil on tohutult palju erinevaid rasse. Ja kõik plejaadialased ei ole head. On ka neid, kes tahavad halba, kes töötavad siis inimkonna ülestõusule vastu või on muud moodi kahjulikud. Ja mis ma veel tahtsin öelda, et see loodus, mida ma seal nägin, on hästi, kui meil on loodus ja kõik on katsutavasti selline mateeria, eks ole, sa tunned näpu vahel, siis sealne on hõredam, kõik on palju suurem, loodus on palju suurem, nii-öelda nagu puud on palju suuremad, loomad on suuremad. Ja mina siis elasin piirkonnas või tähendab paralleelselt minu plejaadialasest aspekt elab piirkonnas, kus on tohutult palju vett, väga-väga palju vett. Ja ma siis nagu läbi sellise meditatiivse rännaku läksin tagasi sinna ja katsusin seda vett. Ja ma imestasin, et ma ei saa märjaks. Kuidas see võimalik on, et ma isegi ujusin seal, aga ma ei saa märjaks. Ja siis ta seletas mulle, et kuna atmosfäär on hõredam,
siis tähendab seda, et kõik on hõredam ja vesi on hästi hõre. Et isegi see vesi ei ole sellise tihedusega nagu meil on ja see vesi on hästi hõre ja sellepärast on meil vee all ujumine hästi kerge ja samal ajal justkui nagu ei saa märjakski. Et mõistuse tasandil seda kuidagi mõista või seletada ongi raske. Aga kui ma seal rändasin oma meditatsioonis, siis see tundus nii loogiline ja arusaadav, et jaa, muidugi, õigus jaa. Midagi küsisin, siis ma jälle, jaa, õigus tuleb meelde. Et sellised nagu sähvatused kõigest sellest loodusest ja kui ilus see seal oli. Mõni on mu käest küsinud, et kas annab võrrelda Avatariga, siis ma ütleks, et Avatari mina võrdleks Lüüraga, kus siis elasid kassilaadsed olendid, kes nüüdseks on Lüürast kolinud Veegale, sest Lüüra hävitati. Ja mina arvan, et see inimene, kes mõtles välja Avatari filmi, siis see on temal puhas kanaldus, ta ei mõelnud seda välja, see tuli talle kanaldusena. Et see, milline sealne elu on ja kõik see loodus ja kõik see, mul on seda hingel kurb, valus, ilus korraga vaadata, et mul on uus Avatari film on välja tulemas ja ma tunnen oma hinges, iga kord, kui ma neid kaadreid vaatan, kuidas mu süda teeb, et justkui nagu mingid ilus valusad igatsust täis mälestused tulevad ülesse. Sest ka mingi osa minu hingest on Lüüral elanud. Ma olen endast üldse vähe rääkinud, siin ma kogu aeg jagan iganädalasi ennustusi, aga kes ma tegelikult olen, kelleks ma ennast pean või kuidas mind defineerida, siis ma ei oskagi õieti defineerida. Aga millest ma ise olen aru saanud või mida ma olen järeldanud, on see, et minu hing on galaktilise ränduri tüüp ja minu hinge eesmärk ongi elada võimalikest paljudes erinevates tsivilisatsioonides ja koguda informatsiooni ja teadmisi ja neid siis edastada. Et oleks erinevate rasside, dimensioonide, galaktikate ja universumite vahel sidusus. Minu sarnaseid on palju tegelikult, kes seda tööd teevad. Ja minu roll ongi see, et ma taastaksin enda hingemälu ja seda hakkaksin siis ka jagama. Ja kuna ma andsin taotluse, et ma soovin olla kõige kõrgem potentsiaal iseendast ja soovin oma hingemälu taastada ja et ma soovisin Pleiadiast neid mälupilte uuesti, tähendab Pleiadiast midagi mäletada ja teada, siis vaikselt hakkasid need mälupildid tulema. Kuidas neid ma nüüd integreerin? Ma ei tea, mis sealt veel kasulikku mulle tuleb, aga ma soovisin seda teiega jagada, sest äkki kellelgi tekib ka äratundmine või mingisugune inspiratsioon sellest, et oma hingetausta hakata ka sügavamalt uurima. Ja see konkreetne pleiadialane, kellega ma suhtlen ja kust minu aspekt pärit on, näeb välja selline sinakas lillakas, tal on suured tunnuka moodi klassikalised silmad, ta on kiilakas, ta on umbes 3-meetrine, tal on uhked ehted, peakaunistus. Mul on tunne, et ta on keegi preestrinna või midagi sellist kõrgemat, ta ütleb, et ta on juhataja ja ta näitab nagu hingede juhataja või ma päris täpselt ei tea, mis see tähendab. Aga pleiadialasi on olemas ka väga inimese sarnaseid. Et nagu ma ütlesin, et neid rasse on väga palju seal pleiadialaste hulgas, et väga paljud kujutavad neid pikkade blondide inimestena, et on ka selliseid olemas ja on ka selliseid olemas, kes näevad sellised klassikalised multikalikud tunnukad välja. Et see on väga suur ja lai, sest nende dimensioon on 5. kuni 8. ja see on väga suur spekter. Meie planeedil Maa on alates 2. kuni 5. Aga põhi kaalukauss on ikka 3. dimensioonis, sest meie inimesed oleme 3. dimensioon. Kes on liikumas 5. Vot, nii. Aitab sellest jutust, mulle tundub. Kui kellelgi on küsimusi,
selle kohta, ma võtan rõõmuga vastu. Kes tahab rääkida tähehingedest, kes tahab rohkem nendest galaktikatest kuulda, erinevatest rassidest, siis mulle tohutult meeldib arutleda sel teemal. Ma ei ütle, et ma olen kõiketeadja, aga mulle meeldib sel teemal rääkida. Aga lähme nüüd nädala sõnumi juurde. Mis meid sel nädalal ees ootab? Mis on see sõnum, mida me teadma peaksime? Tõmban meile sõnumikaardikese siia nädalasse. Mul isegi ei teki praegu visiooni, mis need sõnumid on, aga vaatame, kas kaart aitab mul otsa lahti teha. Hopsti. Jää optimistlikuks. Sinu unistused on täitumas, ära anna alla enne, kui ime on juhtunud. Ära peida ennast oma imede eest. Meil on unistused hästi suured hästi tihti. Me tahame endale suuri rahalaevu, me tahame endale suurt õnne, me tahame endale ilusat ja suurt armastust. Aga siis sekkub vahele meie ego mõistus ja hakkab seda kõike kartma. Äkki on liiga suur, äkki me ei ole seda väärt, äkki me ei tule toime sellega, äkki võib igasuguseid asju juhtuda, äkki kui me saame liiga palju õnne ja raha, siis on kukkumine nii valus, et olen igaks juhuks siin keskpärane, siis kui peaksin kukkuma, siis ei ole nii valus. Ja selline kohe tekivad nagu hirmud erinevate suurte õnnistuste eest. Aga suured õnnistused esiteks ei saa tulla, kui sa ei ole valmis. Kui sa ei ole oma hingetasandil, oma sisemiselt valmis neid vastu võtma ja valmis neid kandma. Et see sõnum, mis mul praegu hakkabki läbi tulema, on see, et ära peida ennast, aitab peitmisest, võta vastu, näita ennast, usu rohkem, mitte nagu proovi rohkem, vaid energeetilisel tasandil, nagu mitte ära tee rohkem, vaid energeetilisel tasandil anna endast rohkem, sest sa oled väärt rohkem. Inimese potentsiaal on tegelikult üsna suur, aga meid on õpetatud olema väga kitsas raamistikus ja siin keskpärasuses kinni. Et tegelikult on meie suutlikkus, potentsiaal ja meie teadvuse tasand on lõputu, eks ole. Aga meie potentsiaal on palju suurem, kui me tegelikult arvame ja miks me potentsiaal ei ole praegu piisavalt suur, on meie ego hirmud on seal ees. Ja selleks, et saada täita oma täielikku potentsiaali, on sul vaja tegeleda oma nende ego hirmudega, mida need sulle tegelikult näidata tahavad ja kus need tegelikult tulevad. Ja miks sul tekib soov ennast peita oma unistuste eest. Unistad küll, aga kui see saaks reaalsuseks, siis tahaks ennast ära peita ja tahaks ronida tagasi keskpärasusse. Et see võiks olla selle nädala teema, mida endasse vaadata ja endas analüüsida ja vaadata sinna kihtide alla, et miks ma ennast peidan. Miks ma pean ennast väärtusetuks või miks ma arvan, et suured unistused ei peaks täituma. Et intervjueeri ennast hästi ausalt, hästi otsekoheselt ja mine sügavuti iseenda sisse. Palun väga, paki all on selline kaart nagu Dream Big, unista suuremalt, eks ole, et miks sa peaksid leppima keskpärasusega? Sul võib-olla on seal keskpärasuses hea ja okei olla, aga kas peab leppima sellega? Kas see tähendab, et peab siis jääma sinna paigale ja et ei tohi rohkem? Kes keelab, eks ole, kes keelab unistada suuremalt, kes keelab mõelda natukene, ma ei tea, roosamalt, kes seda keelab. Ja kui kukudki, mis siis?
see on su enda valik, kui raskelt sa seda kukkumist võtad ja mis loo sa endale selle ebaõnnestumise ümber lood. Et üsna sageli ei olegi vahet, mis meiega juhtub, vaid loeb väga palju see, kuidas me suhtume sellesse, mis meiega juhtub, sest see kuidas jääb meid kandma. Me hakkame seda kaasast kandma ja see emotsioon ja see suhtumine sellesse juhtumisse on see, mis hakkabki meid mõjutama. Et see on ju ka põhjus, miks väga paljud inimesed, kes kogevad ühte sama sündmust, tulevad sealt erinevat viisi välja. Sest nad on valinud suhtuda sellesse erinevalt. Muidugi alati ei ole nii-öelda teadlikult võimalik valida. Eriti kui on väga sügav traumaatiline sündmus, siis sa ei jõuagi seal midagi valida, vaid see emotsioon tekib, on ju. Aga kui sa tuled tagasi juba teadlikkusse, siis mida sa endaga peale hakkad, kuidas sa hakkad sellega edaspidi toimima. Ja mis loo sa endale selle kõige ümber lood. Ja mis reaalsus sa valid elada, et see nagu määrab palju rohkem tegelikult. Nii, aga ma tõmban siit Lemuuria kaartidest ka meile sõnumi selleks nädalaks. Mis nad tahavad öelda? Harmooniline lend. Harmooniline lend, vaata, ma näitan sulle siin pilti ka. Kas sa fokusseerid? Aha, väga hea. Siin on 2 olendit, kes põimuvad kokku ja vaata seal üleval ääres on infinity sõlm ehk 2 poolust ühenduvad kokku. Ja tekib selline infinity sõlm ja tekib ühendus, sidusus. Minu meelest see kaart rääkis natukene ka karmaga seotud ühendustest. Et tekib selgus suhetes, mis on, kas on nii-öelda pühalik või karma. Et mingisugune selguse moment, mina nii sügeleb ta, selguse moment, illusioonist läbinägemise moment suhete tasandil. Ma ei räägi siin praegu ainult romantilisest suhtest, ma räägin üldse inimeste vahelised suhted. Ka nädalavahetuse kohta ma nägin seda, et midagi karmaga seotuna nagu kukub maha või laheneb ära ja mul tunne, et see protsess praegu jätkab ennast, et need illusioonid lahustuvad ja me saame nagu paremini aru sellest, milline suhe peaks päriselt meie elus edasi olema, milline mitte. Mis on olnud selline õppetunnisuhe, millest tuleb lahti lasta ja mis on sügavam suhe, mis ongi mõeldud jääma. Ja mis mulle selle kaardi sõnumi juures veel tohutult meeldib, on see, et oskus näha üksteises jumalikkust. Sest me oleme kõik Jumala osad, me oleme kõik Jumala käepikendused ja läbi meie Jumal või siis algallikas, kuidas sa tahad, kes iganes tahab öelda, kogub informatsiooni läbi meie, tema arendab iseenda teadvust. Ja ka see inimene on jumalik, kes on justkui sinu vastu, kes on sind niimoodi trigerdanud, et ise ka ei usu, et sul aju kärssab peas. Ka temal on oma roll siin planeedil Maa ja väga oluline roll, jumalik roll, meil kõigil on jumalik roll. Vahest juhtub, et erinevate olendite tõttu me kaldume kuskile kõrvale, aga ka sellest õpib see üliteadus, algallikas ja õpib selle inimese hing, kes siis kogeb sellist kogemust siis. Nii, mis räägivad tarakaardid meie nädala kohta? Nii.
karikate 7 tuleb, mis on ka illusioonide kaart, valikute kaart. Siin on natukene nüüd selline hoiatus või selline vibe, et võta oma roosad prillid eest. Midagi sa oled liialt idealiseerinud või liialt kuidagi nagu uskunud seda illusiooni või lootnud, et see illusioon, mida sa endale loonud oled, on päris. Aga tegelikult sellel on aeg selgineda, sellel on aeg näidata oma tõde. Ja hästi, no siin on jälle sauade kuninganna siis. Ikka jälle tuletatakse seda iseenda ühendust meelde. Iseenda ühendus oma emotsioonidega. Et see illusioonide, mis ma ütlesin, iseenda ühendus oma emotsioonidega, jah. Sest see illusioonide teema võib natukene paigast lüüa sind või kuidagi panna muretsema. Ja ta toobki siin välja suhted, tuleb siia armastajate kaart sisse. Et suhete tasandil siin midagi muutumas on ja ma ütlen pigem puhastumas. Puhastumas, illusioonid langevad, valearvamused langevad, valed langevad. Praegu pigem ma ütleks, et ei ole mõtet asuda sellises võitluspositsioonile, näpuga näitamispositsioonile. Praegu pigem on selline, et võta vastu see, mis on. Ja siis käitu vastavalt. Ja siis käitu vastavalt, mis on sinule parem. Et võitlemine viib sageli sinna, et sa hakkad sellele loomulikule voolule, kuhu kõik see voolata tahab, vastu töötama. Sellepärast ei ole mõtet praegu oda kätte võtta. Tuleb siia karikate 8 ja mõõkade 10, mis on väga selged lõpetamise kaardid. Mingisugusest situatsioonist on sul aeg niimoodi edasi liikuda, et ongi kõik. Ja ainus, mis sind tagasi hoiab, on sinu enda mentaalne plokk. Muud ei olegi takistus, sinu enda mentaalne plokk. Mingisugune uskumus või arvamus või hirm on see, mis sind tagasi hoiab ja samas ka hävustab sinu nägemist. Aga kui sa valid liikuda, karikate 8, ta vaatab sinna kuu poole lootusrikkalt, jätab kõik selja taha ja keerab oma pea valguse poole. Ja siit tuleb ingel pasunaga taevast kuulutamaks midagi head. Et kui sa keerad oma näo, ütleme niimoodi, uuesti valguse poole, uuesti lootuse poole, mitte sinna poole, et mis kõik võib kaduda ja mis kõik võib halba juhtuda, vaid sinna poole, mis võimaluse see avab, siis tekib see nii-öelda see, kuidas ma seda teile seletaks, tekib see kasvamise, ärkamise, avastamise moment. Et sa märkad ja avastad, et ei olegi asi nii hull, kui sa tegelikult arvasid. Ja et tegelikult sul on kõrgem tugi olemas. Inglid, eks ole. Palju sellise avaram reaalsus on olemas, nagu ma ütlesin, unista suuremalt. Ja ära peida ennast oma unistuste eest, et vaata nendele unistustele otsa.
ära karda neid. Ja kui miski takistab sinu unistuste sündi või voolamist, siis järelikult tulebki sellele selg keerata, mis takistab. Sest mitte keegi teine ei saa teha otsuseid ja valikuid. Mitte keegi teine peale sinu ei saa juhatada sind sinu unistuste juurde kui ainult sina ise. Vot nii. Selline sõnum siis siia praegusesse selle nädala kohta. Loodan, et inspireeris sind. Ole tubli, mõnusat nädala jätku sulle ja tšau.